Minu nimi on Tiina Ristimäe, ma olen kirjastusest Pilgrim ja me oleme täna siin sellepärast, et üks imeilus raamat on taas sündinud ja selle autor on, nagu te kõik teate, Marina Laike. Ma palun siia üks ja ainus Marina. Leppisime Marinaga täna kokku, et mina küsin tema käest küsimusi, aga ma ei tea, kas seda vaja üldse on, sest Marina on parim jutuvestja, keda mina tean. Anna ainult teema kätte, kõik, mis puudutab Prantsusmaad ja Pariisi, sealt tuleb lugusid varrukast ja selliseid, mille peale ei tulegi. Aga enne kui me läheme sinu juurde, siis selle raamatuga olid seotud üsna mitu inimest tehnilise poole pealt ja selle pärast ma palun siia Anu Merila, kes on selle raamatu toimetaja. Ma ütleksin ühte asja. Kõigepealt, enne kui ma üldse jõuan Marinale, ma kiidaksin Tiina Ristimetsa. Seepärast, et Tiina on täpselt selline naine, kes viib ellu inimeste unistusi. Nii et tuleb mingi hea idee. Kõik me oleme natuke mõedad, me nagu ei tea, kas see läheks läbi või mitte. Aruta asju Tiinaga ja mõte võtab jumet ja saab tiivad selga. Ja Marina muidugi täiesti ületas ennast, sellepärast, et giidi töögraafik või ühesõnaga eluviis, kui seda aega on nii vähe panna kokku niisugune põhjalik raamat, siis tubli oled. Ja miks on üldse sellist raamatut vaja? Vaja on sellepärast, et meil on vaja eeskujusi. Minu meelest, ma olen selle peale palju mõelnud, et me oleme nii palju rääkinud Chanelist, Brigitte Bardot'st, Catherine Deneuve'ist. Need on meile ju kõik tuttavad. Kas me räägime nendest veel? Kindlasti räägime. Ja just sellepärast, et me oleme nendega koos kasvanud. Ja Chanel on õpetanud meile töökust. Brigitte Bardot on võib-olla niisugust julgust ja seksuaalsust. Ja Deneuve on muidugi niisugune mõistatuslik ja reserveeritud iludus. Ja Macron nüüd ühesõnaga trotsib oma välimust või vanust ja näeb välja nii, nagu ta noorest peast oli, et kõik naised neist on meil midagi õppida ja see on selles suhtes väga tore komplekt. Aitäh, Marina! Ja, mul on sinu meelt. Nagu sa, Marina, ütlesid, siis kõiki neid naisi ühendab julgus, vabadus ja võib-olla ka õigus reegleid rikkuda, et olla tema ise. Ja ma annan sulle esimese küsimuse ja siis sa vallutad oma jutuvestmisega saali, nii kuidas soovid ja kõik teised võivad ka küsida, kui on küsimusi. Aga nende 4 naise puhul ma tean, et sinul on ka lemmik, aga kas on ka midagi, mis sind ühendab? Sienna. Kas on midagi, mis kõigi 4-ga sind ühendab ka, sinu endaga? Tere kõigile. Bonsoir. Mul on väga-väga hea meel teid kohata siin tõepoolest ja vabandan, et paljud inimesed peavad püsti olema, siin pole toole või? Et tegelikult meil on olnud juba neid raamatuesitlusi ja ma näen, et siin on juba neid inimesi, kes on juba käinud. Küsimus on väga lihtne. Mis mind ühendab? Mind ühendab armastus Prantsusmaa vastu. Need kõik inimesed on prantslannad. Ja ma usun, et see armastus prantsuse kultuuri ja keele vastu ühendab meid kõiki, kes te olete siin. Sellepärast, et see raamat on just nendele inimestele, kes ju armastavad prantsuse keelt, prantsuse kultuuri, prantsuse elegantsi ja kõike, mis sinna juurde kuulub. Ja ühtlasi ka prantsuse muusikat. Lase tulla!
Vero. Me ei ole midagi kokku leppinud. Ta lihtsalt mängib ja mängib alati õigeid asju. See on tõeliselt suur õnn omada sellist professionaali siin Eestis, eks ole ju, võtab ja hakkab mängima. See oli siis Cherbourgi vihmavarjud. Jah, et kuidas neid naisi ühendab armastus elu vastu, kuidas elu on nagu näitelava. Vaata, kuidas juhtus, eks ole, et tegelikult Catherine Deneuve mängis osa, mis võib-olla oleks olnud rohkem nagu Brigitte Bardot isegi kirjutatud. Ehk seal on nagu nii palju toredaid seoseid. Üks mees on neid võrgutanud, eks ole, erinevatel aegadel. Seal oli 10 aastat oli vist vahet, eks ole, et ma raamatus kirjutan ka sellest suurest hurmurist, kelle nimi oli Vadim Roger, eks ole, kõik ju teavad teda. Mis sa, Rauno, teed sellist nägu, nagu sa ei teaks? Kõik ei tea. Ja mul on olnud väga suur õnn, et Anu võttis kätte ja seda toimetas. Aitäh, Anu, sellepärast, et Anu armastab ka prantsuse keelt ja teab kõiki filme, teab kõiki neid naisi, on ise kohtunud Catherine Deneuve'iga. Kõige ilusamad rohelised silmad, sa ütlesid, et on tal. Ja see oli nii äge tegelikult, ma lugesin seda sinu artiklit Eesti Naises. Mul oli väga-väga suur üllatus, sest ta kunagi ei rääkinud, et sa oled temaga kohtunud. Ja siis ma kuulsin sellest, lugesin sinu artiklist ka sellest juuksurist, kes tegi kõikidele tüdrukutele Brigitte Bardot soenguid, eks ole ju. Ja see oli kõik väga huvitav, et sa hoidsid seda vaikselt saladuses terve selle aja, kui ma raamatut kirjutasin. See on tõesti tõsi, et ma tegin tööd parasjagu. Iga päev tegin tööd ja igal hommikul kirjutasin. 6:30 paiku umbes kusagil alustasin ja siis Anu kirjutab, tahan järgmist peatükki. Ja no ei tule ja ei tule. Kuidas sa kirjutad nagu selle peale? Mul ei ole ju mingisugust proosat seal sellist nagu kütkestavat proosat. Ma ei ole ju kirjanik. Ma olengi nagu see, et räägin inimestele lugusid ja inimesed küsivad. Mõnikord on inimesed lausa isegi küsinud mu käest, et kuule, kes see Gabrielle Chanel oli? Et kas see oli selle Coco Chaneli tütar või et kas see on ka kuidagi seotud Chaneliga? Ehk et inimesed nagu teavad neid nimesid kõiki, aga nad ei osanud kokku panna isegi kas või seda, et Brigitte Bardot, et tegelikult ta oli tumeda peaga, et see blond tuli alles hiljem värvituna, et Catherine Deneuve oli tegelikult tumeda peaga, et siis jälle nagu värvis blondiks. Mina olin ka kunagi tumeda peaga, ka värvisin ära. Ma ei tea, kas see nüüd aitab või mitte, aga igal juhul see kõik nagu, mis nad teinud on, minul oli ka isegi üllatus, kui ma lugesin neid raamatuid, vaatasin filme, kuulasin igasuguseid erinevaid intervjuusid. Mul oli väga-väga palju uut. Ja selle uue olen ma kõik teile pannud raamatusse, sest mul on selline tunne, et see, mis mind huvitab ka minu auditooriumit. Ja enamasti nagu see klapib. Et näiteks, kui ma teen reisi, siis ma alati mõtlen, mis mind huvitaks selle reisi juures. Mis koht mind huvitab, mis inimesed mind huvitavad. Ja siis ma nagu räägin, sest inimesed ei oska küsida isegi. On ju? Et nad tõepoolest nagu ei tea, et täna võiks näiteks Korsikal keegi tuleb vähegi, et Manina on film, et tegelikult on Korsika Majakavahi tütrest, jah, selline film. Aga siis sa nagu näitadki ja räägidki, et aga teate, et see näitleja on selle kohaga seotud või et Brigitte Bardot käis Brasiilias ja seal on tal praegu suur ja uhke, ilus pronksi skulptuur tehtud, nii nagu Saint-Tropez linnaski. Ehk et tegelikult on nii palju toredaid asju meie siennade pealt, on ju. Et minu meelest ma meelega palusin, et siia tuleks ka meie kogu minu suur pere, sellepärast, et mitte ainult töö kõrvalt ma ei kirjutanud seda raamatut, vaid ma kirjutasin Hendriksi kõrvalt.
ja Sienna kõrvalt, ehk siis tegelikult minu elu on minu pere ja lapselapsed on need, kes tegelikult võtavad kogu vaba aja ja tööl ma olen ju teiega, klientidega ja kus siis veel see aeg tuleb. Nii et ma suur tänu, eks, laste ja Andrese ja pere arvelt, eks ju. Aitäh perele, et nad alati toetavad mind. Vot selline lugu. Ja sa ise lubasid küsida, mis ma nagu tuleb täistad ja... No vot, näed, hakkab tulema. Tule istu siis. Ma ei taha, ma olen nii harjunud, vaata, püsti seisma klassi ees ja noh, saad aru. Ei, sina istu. Kõigepealt ma tahaksin, et sa räägid kõigi 4 naise kohta tõeliselt oma lemmikloo. Ja siis ma tahaksin veel ühe küsimuse jätkult, mida sa võid puudutada nendes lugudes. Need naised olid võimsad, vägevad stiilikoonid ja neil oli palju tähelepanu ja suhteid, aga ikkagi sellises päris armastuses ei vedanud. No miks ei vedanud? Mõtle tegelikult, kui suur armastus oli Catherine Deneuve'il Marcello Mastroianniga. See oli nagu filmis, no see oligi filmis tegelikult ka. Ja kui äge on nagu see nende suhe kuni surmani, mis siis, et Marcello Mastroianni oli abielus. Ega siis, kui tal Catherine Deneuve jälle tema abielu ettepanekust keeldus, siis ta läks nüttis jälle oma Flora õlal, eks ole, oma naise õlal ja ütles, et jälle ta ütles mulle ära ja Florast pole hullu. Mina olen ju olemas sul kogu aeg, eks ole. Ehk et tegelikult see oli ju suur armustuslugu, kuidas ikkagi Catherine Deneuve talle ube valmistas näiteks, eks ole, sellepärast, et Marcello Mastroianni lemmiktoit olid oad. Ja siis, kuidas ta talle neid ube tegi ja nagu kõik igasuguseid muid asju ma kirjutan sinna raamatusse ka, mul ei ole seda vahtu seal raamatus väga palju. Ehk et kui ma loen prantsusekeelseid raamatuid, prantslased on sõnameistrid ja mina ei ole sarjast sõnameister. Mul on alati see, et näiteks kui ma ka Pariisis olen käinud mõnel konverentsil või mitmel konverentsil, istun ja kuulen ja mõtlen, et kuna see point tuleb, et nad nagu räägivad ja siis sa nagu mõtled, et see sõna on neil nii keel on nii ilus ja sa kuulad ja mõtled, et millal ta nagu asjast rääkima hakkab, eks ole, vot raamatutega on sama. Ja mulle alati meeldib eestlaste konkreetsus, et alati ütlevad, et no räägi, mis see on või et mis neid ühendas või tahavad ikkagi nagu kiiresti saada infot. Ja see raamat ongi tegelikult ju võimatult lühike. Et kui me päris ausalt ütleme, siis siin on ju ikkagi väga väikesed peatükid. Et igast nendest naisest peaks kirjutama ju suured paksud raamatud, aga kahjuks mina lihtsalt koondasin ühte ja tead, ma arvan, et see võib olla ka huvi tekitamiseks, et kui inimesel on rohkem huvi, siis nad võtavad kätte ja hakkavad uurima ja siis nad saavad igasugust infot, ma arvan, prantsuse keeles ja siis lähevad ja õpivad prantsuse keele ära. Eks ole ju? Sest keel on ju kõige tähtsam, sellepärast, et kui sa oskad keelt, siis väga-väga oluline. Tee teiste inimeste südamesse on ikkagi mitte ainult kõhu kaudu, nagu Catherine Deneuve ja Marcello Mastroianni, vaid ikkagi ka keele kaudu. See, kuidas sa räägid ja kuidas sa kuulad ja eks ole ju. Ja mängi nüüd, maestro, mingi ilus lugu, et kõik saaksid mõelda selle peale. Ma mõtlen natuke vastuseid, seal oli nii palju neid küsimusi korraga. Eks ole, ma mõtlen selle peale.
küll, see on ilus lugu. Selle looga mulle meenub üks tore asi. Kui me tegime siin 4 aastat tagasi kõige ilusamad jalutuskäigud Pariisis seda esitlust, siis esitlust viis läbi Neemeraud, oli ju. Ja kui Neeme kutsus mind oma saatesse ja siis ütles, et kuule, mis loo ma paneksin, siis ma ütlesin, et pane see Charles Trenet La Mer. Ta ütles, ei, selle ma panen nagunii. Aga nüüd ütle mingi teine lugu, ehk siis, et see on selline lugu, mis enamasti kõigile meeldib ja eriti minule meeldib see originaalversioon, vaata ikkagi nagu kõik see, kuidas ta seda laulis ja kuidas rahvas kõik kaasa laulis ja see oli oma ja nii suur staar. See oli siis sellest loost, aga kui ma ütlesin, et Catherine Deneuve'i puhul mulle meeldis lugu selle Marcello Mastroianniga, siis mis mulle endale nagu meeldis, näiteks Brigitte Bardot'st. Brigitte Bardot'st mulle meeldis võib-olla kõige rohkem. Ma just praegu mõtlesin selle peale, et seal on nagu päris palju selliseid asju, mis olid minu jaoks nagu üllatuseks, aga ta oli selline naine, kes ma ei taha kasutada võib-olla sellist sõna nagu, ei saa öelda seda ikkagi nagu rahvas kuulab, aga ühesõnaga tal oli nagu üsna ükskõik, mida nagu etikett ette näeb ja kuidas ta läks esimest korda Prantsuse presidendi vastuvõtule ja pani pükskostüümi selga, eks ole. Et noh, et see oli midagi hullu. Te ju teate, et Prantsusmaal oli pükste kandmine keelatud naistel. Ehk et selle eest, sa ei teadnud või? No, sa pidid minema politseisse ja võtma tõendi, kui sa tahtsid pükse kanda. Näiteks selline väga kuulus naiskunstnik nagu Rosa Bonheur, animalist. Tema näiteks ei saanud ju minna kusagile näiteks mõnele üritusele, kus oli näiteks loomade oksjon või mingisugune hobused olid ümberringi, ta pidi ju maalima ja selleks tal olid siis püksid jalas ja selleks, et mitte politseid saada siis vangikongi viidud, selleks ta pidi minema ja võtma tõendi selle kohta, et ta on kunstnik ja tema tohib siis nagu pükse kanda. Georges Sand samamoodi selleks, et pükse kanda, pidi ta võtma politseist loa, et ta soovib pükse kanda, sest tal oli ju vaja paaris meestega koos istuda kõrvuti, et siis oleks millest ju kirjutada. Nii et tegelikult naised lausa mitte ei kandnud lihtsalt pükse, vaid tegi ka oma nime, muutis ära, eks ole, ja nii edasi. No kõik me teame seda lugu, aga tagasi tulles nende stiiliikoonide juurde, siis Brigitte Bardot kandis pükse, mis oli täiesti lubamatu tollel ajal, loete raamatust täpsemalt, kuidas ta läks presidendi vastuvõtule, kui oli ikkagi etikett nägi ette, et sul on väga ilus kleit, õhtukleit ja nii edasi. Siis, mis mulle väga meeldis Coco Chanel'i juures, see, et ta armastas raamatuid, ta oli ise õppija. Ta armastas väga esoteerikat, see, et ta armastas Prantsusmaa ajalugu, ta õppis raamatutest väga palju lugusid, talle meeldis, ta tutvus päriselt ajalooga ja ta armastas raamatuid riietada samamoodi, nagu ta riietas naisi. Ehk siis nahkköitesse, siis ta käis ja silitas neid oma raamaturiiulil, et see oli minu meelest ka väga huvitav. Ja siis, mis Brigitte Macroni juures mulle väga meeldis see, et kui ta oli prantsuse keele õpetaja, prantsuse keele ja kirjanduse õpetaja, et siis kuidas oli küsimus, et mis asi on poeesia ja kuidas ta selle lahti seletas. Mäletad sa seda kohta või? Sa oled lugenud seda raamatut? Hea küll. Räägi uuesti. See on see koht, kus ta ütleb oma õpilastele oma ilusas prantsuse keeles, et kui te olete Pariisi metroos ja kui tuleb mõni inimene, kellel on kaelas silt, et olen pime, andke raha või no nagu midagi sellist, et
paljud inimesed võib-olla ei pööragi sellele tähelepanu ja mõtlevad, et ahah, et järgmine see, kes nagu raha küsib, aga nagu te teate, prantslased on enamasti katoliiklased ja üldjuhul on neil komme kaasa tunda teistele inimestele ja annetada, kui ikkagi nagu inimesed on päriselt hädas, jah. Ja siis, mis siis juhtus, oli see, et ta ütles, et aga vaata, kui tuleb inimene ja tal on kaelas silt, et varsti on jälle kevad ja taas ma seda kevadet ei näe. Et see on poeesia. Et see on see, mis paneb inimese unistama, kaasa mõtlema, kaasa tundma. Ehk et ta nagu selgitas õpilastele alati väga huvitavate näidete põhjal. Vot, need on need 4 asja, mis siis nagu mulle võib-olla meelde jäid, kuigi ma ei saa öelda, et see on nüüd mingi lemmik, sellepärast et kõik, mis on selles raamatus, ongi see, mida ma sellest mürast nagu välja leidsin. Ehk et tegelikult oleks ju võinud ka kirjutada pikemate lausetega ja Anu oleks muidugi jälle ära koondanud, aga õnneks ta ei koondanud seda lennuki ja rooside lugu. Ja, see oli väga lahe. See oli Saksa miljardär. Tema perekond oli Opeli autofirma omanikud, jah. Ja nad elasid Saint-Tropez mitte kaugel teineteisest, ehk siis et nagu kui Brigitte Macron elas Saint-Tropez ja tegi selle linna kuulsaks juba, no muidugi enne oli ta kuulus, kunstnikud ju käisid seal, aga siiski Saint-Tropez muutus plahvatuslikult kuulsaks pärast seda, kui Brigitte Bardot sinna elama asus pikemaks ajaks ja siis loomulikult teises osas peatus tihtipeale ka Saksa selline pärija. Ja mis siis juhtus, oli see, et ta tahtis endale saada Brigitte Bardot ja ta ei teadnud, kuidas seda võiks kätte saada. Originaalselt lendas eralennukiga Brigitte Bardot kodukohal ja tema eralennukist pulenes 1 miljon punast roosi. Tehke järgi. Ei no lõppkokkuvõttes nad abielust, aga nad ka lahutasid, sellepärast et romantikat ju polnud. Brigitte Bardot meenutab seda seika oma elus ikkagi nagu, et oli ka ega seal nagu sellist suurt, tal oli armumine kindlasti, tal oli armumine kogu aeg, tal oli kogu aeg see, et kõik tema, tal oli see vahepeal see nälg, et oleks ka mõni mees, kes oleks nagu väga rikas, mitte lihtsalt ilus ja mitte lihtsalt näitleja, jah. Ja siis tal oli armastus Serge Gainsbourgiga ja sellest saab lugeda muidugi raamatus. Ja Brigitte Macroni nimi. Nii. Mis ta nimi ennem oli? Osier. Aga see Macroni lugu. Milline nendest? Et neil oli oma või et tema perekond on jõukas ja nad elavad siis sellises provintsilinnas ja et neil on siis šokolaadi ja makarone tegev firma, seda sa mõtled või? Ja siis pärast saab temast proua Macron, eks ole. No jaa, et see õpetaja ja õpilase lugu, ta ei ole kunagi olnud tema õpilane otseselt, vaid ta oli näiteringis õppis, eks, et ta ei olnud või käis näiteringis ja kirjutas isegi taga koos ühte näidendit ümber ja ei ole päris nii, et istusin kirjandustunnis ja vaatasin kogu aeg õpilast esimeses reas ja siis tekkis armastus, et see oli natuke teistmoodi, sellest ma kirjutan ka rohkem raamatus. Ja kui te saate aru, siis tuleb lugeda raamatut. Kas on kellelgi ka küsimusi Marinalt, et nagu ma ütlesin, Marina on parim jutuvestja, keda mina tean, et kes oskab küsida? Jaa, aga küsige, aga enne seda, et teil tekiks mõtteid küsimiste koha pealt, siis maestro, äkki teeks ühe armastuslooga vahele?
küsimust tuleb peaaegu et kõige väiksemalt osalejalt. Tule küsi. Tule kaasa. Küsi ilusasti. Tal on algusest saadik olnud üks küsimus. Kui sa hakkasid rääkima ja siis ta istus ja küsis minu käest. Siis ma ütlesin, ma ei tea. Nii et küsi ise. Küsi, kuidas tahaks küsida? Küsi ise. Tema küsimus oli, et millal vanaema juba raamatut ette lugema hakkab. Ütletasin seda nii kaua. Ta sai aru, et see on raamatu ette lugemine. Nii äge. Hendriks oli ju see, kes kui ta vaatas seda raamatut, siis ta luges, ütles, Prantsuse silikoonid. Sellega ta läheb ajalukku muidugi. Ja pärast siis ta luges tähelepanelikumalt, ütles, aga need ei olegi ju silikoonid, need on stiilikoonid. Nii et raamatut kõik loevad, ise oskavad lugeda ju kodus ja see raamat ei Hendriks küsis täna minu käest, et kuule, kas see on ikka prantsuse keeles? Ma ütlesin, et ei ole, et see on eesti keeles, et prantsuse keeles on liiga palju juba informatsiooni nende kõikide inimeste kohta, aga et eesti keeles väga palju ei ole ja sellepärast on see eesti keeles. Nii et ma loen sulle mõned kohad ette kunagi kodus, on ju? Marina, natukene järgmistest plaanidest ka. Mis see järgmine raamat on? Hendriksiga, mul on üks plaan. Meie plaan on Hendriksiga koos olnud. Hendriks on väga suur prantsuse fänn ja meil on selline Pariisi raamatu lisa tuleb Hendriks vanaemaga Pariisis. Ja seda ta ootab, sellepärast et tal on hästi palju küsimusi igasuguste kohtade kohta, mida ma Pariisi raamatus ei kirjuta. Näiteks ma ei kirjuta ju kuningalossidesse, näiteks Versailles. Ma ei kirjuta Mona Lisast, ehk siis mis seal Louvre'i sees on. Nii et ma tegelikult kirjeldan neid kohti ja läbi võib-olla selliste natuke laste silmade, et lapsed saavad ka rohkem aru ja et vanematel on alati huvitav, kui ma lastele räägin. Nad saavad ka väga palju paremini aru. Saavad väga palju rohkem teada. Et miks? Sellepärast, et lapsed on hea auditoorium. Tead miks? Sellepärast, et ma tean ausad. Ei no see, et nad ei ole ju enne seda kõike kuskil kuulnud ja neile tuleb alustada nagu algusest peale. Sa saad nagu vundamenti valada ja seina ehitada. Aga vaata, kui on stiilikoonid, siis tegelikult kõik naised juba kõike teavad. Ma olen nagu saanud väga palju tagasisidet, et ma sain kinnitust oma teadmistele. Ega väga paljud inimesed on ju ise lugenud, filme vaadanud ja mõnikord nagu mulle tundub, et ei tea, et kas sellest üldse oleks mõtet olnud kirjutada, et seda ju kõike juba teavad. Näiteks Madruse bluusidest me rääkisime ju sinuga, eks ole? Et kui Coco Chanel madrustelt nagu nägi seda Deauvillis või mereäärsetes kohtades, et siis ta hakkas nagu selle peale mõtlema, et see sobiks ju väga hästi, eriti veel, kui teda nagu vürtsitada või lisada sinna pärlid, jah. Ja tema tõigi nagu selle naiste garderoobi, meeste asjad. Ma ei hakka rääkima kõike, mida Chanel tõi garderoobi, seda te loete ja mujalt ka kuulete, aga see oli minu meelest ka, et ma ütlesin, kuule, ma ei tea, seda vist ei ole üldse mõtet hakata kirjutamast, kõik ju niikuinii seda teavad. Ja siis Tiina ütles, mina ei tea. Oli ju nii. Tiina lihtsalt mängis kaasa, muidugi ta teadis, aga ta lükkas mind, ta motiveerib väga hästi ja sellepärast ma ütlengi, et järgmine raamat on tegelikult peaaegu et sahtlis, mida tuleb kohendada ja seal midagi enam ei muutu. Sellepärast, et ajalugu ümber me keegi kirjuta, aga kindlasti on see kunstis, sest ma tohutult armastan rääkida impressionistidest ja Claude Monet'st ja kõigest sellest, et see tuleb kindlasti, jah. Ja see oli minu koolipõlves juba, ma millegipärast tõmbasin alati eksamipileteid ja mul olid alati need impressionistid, tead need sellised vanad paberid, Krista mäletad, meil oli ja Piret, meil olid need koopiapaberid, ja siis meil oli prantsuse keele õpetaja oli trükkinud ühe sõrmega sinna selle paberi peale ja siis me pidime neid kõike õppima ja sellest on kasu.
olnud. No paistab tõesti. Nii, harukordne võimalus nüüd teil küsida Marina käest oma küsimusi. Minul on, okei. Tere. Ma tahtsin küsida, et kas sul oleks võinud olla ka 5 stiili ikoon? Jaa, me ju arutasime ammu, et see oleks võinud olla 5 ja 6 ja 7 ja tegelikult me rääkisime Inés de la Fressange'ist, kes on kaasaja moeikoon raudselt, ma võin öelda. Et võib-olla teda ka tuntakse rohkem, et on selliseid naisi, keda võib-olla üldse ei tunta, aga Inés de la Fressange on andnud välja väga palju toredaid raamatuid ja üks ongi Pariisi nagu stiilsetest no kuidas ta on oma selle raamatu peal kirjutanud, ongi minu meelest, et Pariisi stiil või no mingi, ta ongi nagu kohe Pariisi stiili kehastus. Ta ongi see, kes nagu loob tegelikult moodi, kes on ise olnud endine modell, kes on aristokraatlikus suguvõsas, tema eesliide, tema perekonnanimele de la Fressange ütleb juba seda ja no see töö näitabki juba maaomanikele, no nagu ma tihtipeale kunstiloengus ütlen inimestele, et seesama Edgar Degas, et tegelikult on töö on eraldi ja kas kirjutatakse eraldi, eks ole, et aga meil on see nüüd kokku kirjutatud, siis et oli ka nagu see ees, see töö oli ees ja lahku oli kirjutatud. No sellised pisiasjad, aga just, et kuna eestlastele see ei ole selline nagu väga tavapärane, siis prantsuse keeles on nii palju toredaid asju, mis näitavad inimeste kuuluvust võib-olla, jah. Nii et see Inés de la Fressange on minu meelest üks, mis oleks võinud olla 5, kui me räägime moest. Ja loomulikult Jane Birkin, aga see ei ole nagu Prantsusmaal sündinud, kuigi ta on palju kõvem mõnikord kui mõni prantslanna minu meelest. Et üks härrasmees helistas mulle, ütles, kuule, ma ostsin selle raamatu, ootan, millal tuleb peatükk Jane Birkinist. Ma ütlesin, ei tule, et tegelikult oleks võinud küll. On ju? No. Härrasmehel on väga teadlik valik. No jah. Kas on veel küsimusi? Näete seal tagapool ilusad prouad. Ma tahaksin küsida, kas teil oli ka noorena selline nagu põrutav prantsuse film, mis viis teil nagu prantsuse armastamiseni? No väga hea küsimus. Minul nooruspõlves polnud televiisoritki. Rääkimata selles, et kino, no oli ju, ma mäletan, et minu elu esimene film oli kinos Kosmos, enam-vähem helisev muusika vist või. Noh, et muidugi, kui päris aus olla, siis ja Jumal lõi naise. Et see oli ikka selline metsik film, et see oli nagu natuke seksfilm isegi, eks ju. Et see oli, tegelikult ta oligi, et seal ju, ega see siis, noh, nagu ütleme selline, ega erootika ei kehastu ainult selles, et inimesed riidest lahti võtavad, et seal oli selline naiselik fluidum, mis nagu ehmatas ära, et nagu prantsuse ausus või midagi, kuigi natuke naiivne või, aga just nagu see minu meelest väga äge, et kui me räägime naiseks olemisest. Aga mis teil oli selline film? Minul oli Pariisi saladused Jean Marais. No kuulge, Jean Marais, no loomulikult. Kus see, minu meelest Jean Marais mängis kuningat selles filmis Eesli nahk, oli ju. Jean Marais oli kuningas ja Catherine Deneuve mängis seda printsessi ja Chambori lossis olid filmivõtted, just, ja. No kas see on ju väga super, no kuulge. No kui ma hakkaks nüüd mõtlema, siis tuleb igasuguseid asju sealt, eks ole. Nii, Monika, sul oli ka küsimus. On au olnud Maria mitu korda tunda ja käia tema tuuridel. Suur tänu. Mul tekkis küsimus, et sa oled minu jaoks väga stiilne naine. Eestis ja Prantsusmaal. Kui sa kirjutasid seda raamatut, see 4 naisse stiilikooni,
kellega sa neist kõige rohkem nagu samastumist tundsid naisena? näiteks kui sa oled kirjutatud materjali kogud, et sa võiksid ise ka niimoodi reageerida või teha või kuidas? Vot ma peaks ütlema seda, et vot sellist samastumist ei ole mul päriselt olnud, sellepärast et ma olen ikkagi kuidagi alati mõelnud, et mina kui siit Eestist ja vaata, mõnikord inimesed ütlevad, et juba siin nagu mõni isegi nagu julgeb endale öelda, et juba nagu mingi pariisitar, ma absoluutselt nii ei arva. Pariisitarid on pariisitarid, nad on nii stiilsed, nii ägedad, sa vaatad neile järgi, sa nagu tunnetad midagi, mida ei ole võimalik mitte ühelgi teisel rahvusel paraku õppida, ükskõik kui hästi või läbi lõhki sa seda kultuuri tunned. See on midagi, mida ei saa nagu, ma ei julge ennast isegi samastada, kuid ma imetlesin Catherine Deneuve'i selles samas kui ta käis prostituudiks, mäletate seda filmi, jah? Kuidas ta siis päeval läks ja kuidas need riided, need kleidid, kuidas ta neid kõiki kandis või Cherbourgi vihmavarjudes, kõik need riided, kõik see peen prantsuse nagu see stiil, kuidas see oli läbi põimunud, tuli sinna filmi sisse ja polegi vaja mingeid reklaame teha, see nagu kohe kõik prantsuse naised tahtsid kindlasti samasuguseid soenguid, riideid. See oli kuidagi nagu minu jaoks kõige uhkem oli ikkagi vaadata neid Catherine Deneuve'i rolle. Sellepärast, et need riided, ma absoluutselt ei ole samastanud kuskilt otsast. Mina olen ikkagi nagu alati see, kes püüab rääkida nendest ajaloolistest tegelastest. Täna võib öelda, et nad on kõik ajaloolised tegelased, nad on ikkagi stiiliikoonid eluajal. Ja kui ma räägin kuningannadest või kõikidest nendest ajaloolistest naistest, mulle meeldib nendest rääkida, mulle meeldib olla vahendaja. Et ma räägin nendest aktsendid, võib-olla toon mingisugustele asjadele välja, mis mulle endale meeldib. Ja see on olnud nagu minu põhitöö. Vahepeal ei ole üldse olnud muusikat. Maestro, aitäh muhke küsimast.
täna tahabki teada juba midagi huvitavat või? Millisest naisest siis? Kõikidest. Ma otsin siis nagu sellised pehmemad nagu asjad sealt välja, eks ole. Marina. Marina, mul on sulle üks küsimus. Aira! Marinaga me tunneme 6. klassist, siis me käisime näiteringis koos. 12-aastaselt ma mäletan, jah. Ühesõnaga, küsimus on selline, mis natukene haakub Hendriksi küsimusega, et kui sa saaksid nende naiste käest, kõikide käest ühe küsimuse küsida, mida sa siis küsiksid nende kahe käest? See on maailma kõige raskem küsimus. Oh jumal küll. Ma küsiksin võib-olla näiteks, tegelikult kolmelt naiselt võiks ju veel küsida. Aga ei ole mul olnud jah, kahjuks õnne nendega kohtuda, mis ei ole veel nagu lõplik, ma arvan. Et Coco Chanelilt ma võib-olla küsiksin ikkagi selle küsimuse, et kuidas ikkagi tekkis see tema logo. Et selle ümber käib nagu nii palju huvitavaid lugusid ja seal on ajalugu ja ühed räägivad klooster, ühed räägivad, et seina peale kritsaldad juba lapsepõlves. Ühed ütlevad, et see on siis Katariina di Medici päevikud, mida ta ostis ja sealt sai inspiratsiooni. Ja siis on meil Nitsa kandis üks loss, kus tegelikult on tema kõik see C ja C on juba seal olemas ja ajaloos on ju neid väga palju erinevaid lugusid ja et aga tegelikult, mis teda siis nagu inspireeris looma selle 1925. aastal, oli see minu meelest täpsemalt, kui ta siis hakkas seda kasutama. Et mis see tõuge ikkagi nagu oli, et mis see päriselt teda inspireeris, seda nagu ei olegi kusagil kirjutatud, sellepärast et ta ju oma eluajal ei lubanud välja lasta ühtegi raamatut ja ta kogu aeg varjas oma eraeludel oli häbi nagu oma mineviku pärast ja tollel ajal ei olnud väga nagu popp olla sündinud sellisesse vaesesse perekonda ja võistelda siis maailma suurkujudega nagu seal ikkagi headest perekondadest pärit moeloojatega, jah, nagu Elsa Schiaparelli ja nii edasi. Et ma küsiks võib-olla seda, see on nagu selline väga lihtne küsimus, et kui ma hakkaks mõtlema, siis ma küsiks umbes 100 küsimust, ma arvan. Aga siis teine Brigitte Bardolt, seal on nagu nii palju asju. Ma võib-olla küsiks seda, et kas ta päriselt ka nagu, kas ta nagu ähvardas iseenda elust lahkumise katseid tehes lootuses, et ta nagu leitakse üles, pumbatakse või siis ta päriselt ka oli elus sellel hetkel täiega nagu tüdinenud ja otsustaski nagu kriipsu alla tõmmata, et kas see, sest et ta ju täna ei räägi sellest. Marina, raamat annab ju vastuse. Ta ütleb, et ta tegi enesetapukatseid sellepärast, et järgmised 5 minutit ei olnud enam elamist väärt. Ta oli nagu nii... Ja just nimelt järgmised 5 minutit, jah, tõesti. Aga muidugi Brigitte Bardot käest on ju küsitud, et milline oli tema elu kõige õnnelikum päev. Ja see oli öö. Ja see oli küll, et on küsitud igast asju, et see oli hoopis tal öö. No ja eks ta nagu oli selline suhteliselt huvitavate vastustega, eks ta on öelnud neid erinevaid asju ka, aga jah, see viimane intervjuu, mis ma just vaatasin, kui ta sai 90, see oli ka päris huvitav. Ta räägib üsna sarnast juttu kogu aeg, et ta nagu ei mõtle midagi eriti välja. Catherine Deneuve'i elu on minu meelest hästi äge, et mida ma küsiks? Ma küsiks võib-olla tema käest ikkagi seda, et kellega tal siis, võib-olla ma küsikski seda,
et mis on tema elu unistuste roll, mis on veel tegemata, sest minu meelest see Chiaraga, mille ta mängis oma tütrega, Marcello Mastroianni ja tema ühise tütrega, see oli minu meelest päris huvitav idee, aga et kas tal on siis nagu veel midagi, mis tal on mängimata või? Ta ei ole ka muidugi, ta on nagu, kas ta kahetseb seda, et ta Hollywoodi ei läinud, see on ka raamatus tegelikult see vastus olemas. Ma ei tea, ta oli päris huvitavad on need tema intervjuud. Mulle just meeldib see, kui ta ütleb, et no kuidas ta räägib oma prantsuse keelt, see on nii äge, kuidas ta räägib seda, et ta räägib hästi kiiresti, tal on väga hea diktsioon muideks, tal kõik, mida ta räägib, on arusaadav, väga isegi need, kes võib-olla keelt väga hästi ei oska, aga oskavad prantsuse keelt, saavad tema vastustest väga hästi aru, ma arvan, ja tema nagu prantsuse keel on kiire ja täpne ja miks, sellepärast, et neil oli peres 4 tüdrukut ja ta ütles, et see, kes esimesena nagu sa pidid olema vanemate jaoks hästi kiire, et nad kuulaksid sind üldse, onju. Et tal on see komme rääkida hästi kiiresti. Prantsuse keelt tuleb rääkida moka otsast ja tema minu meelest räägibki nii ägedalt seda, et prantsuse keel on tal väga ilus. Brigitte Macronilt. Jumal. Aira, mis küsimused need on? Mul on nagu päris raske, sellepärast, et ma pole isegi mõelnud selle peale, mida ma tema käest küsiksin. Ma võib-olla küsiksin, et missugune on Prantsusmaa kõige ilusam piirkond tema arvates. Sellepärast, et ta ei ole pariisitar, eks ole, ta on sündinud hoopis tükis ju väga ilusas linnas, kus on väga ilus gootistiilis katedraal, Jansis nimelt. Ta on elanud Alsassis, ta on isegi kandideerinud kohalikku oma valitsusse või volikokku, teda ei võetud, sest ta oli liialt kuulsusetu veel tollel hetkel. Tal on Normandia ühes linnakeses kinnisvara huvi, nad vist müüsid selle just ära, selle oma maja ja ta armastab väga nagu Prantsusmaa erinevaid piirkondi, et just, et mis, sest ta on väga palju lugenud inimene, ta tunneb väga hästi ajalugu. See, kuidas ta Stefan Berniga, see on üks ajaloolane, kes teeb meile telesaateid ajaloost Prantsusmaal ja tema oli minu meelest väga äge, kuidas nad peaaegu et autoga sõitsid ja nägid Stefan Berni ja siis ta kasutas ära seda, et ta on esimene leedi, ta ei olnud vist veel, ta oli lihtsalt Macroniga abielus, ta oli nagu ministriproua ja siis, kuidas ta peatab auto kinni ja umbes ütleb, et ma olen teid eluaeg imetlenud ja teie suur fänn olnud, ehk et see võimalus nagu Emmanuel Macroni kõrval avas talle uksed kohtuda tema iidolitega, kes on tal nagu läbi ajastute olnud näitlejannad ja sellised kirjandustegelased, et see oli minu jaoks ka huvitav ja ma võib-olla küsiksin, et mis seob teda, et millised on need piirkonnad ja saaks ise ka nagu natukene targemaks ja nende inimeste teadmiste pagas on ju tegelikult tohutu. Mul ei ole mõtet küsida, kes on tema lemmik kirjanduslik kangelane, sest me kõik teame, et see on Madame Bovary, eks ole ju, see on ju avalik saladus, seda kõik teavad, seda ta on kõigile rääkinud. Aira, ära enam küsi. Ma tahan ka küsida. Jaa, palun. Ma tahan küsida seda, et kui sul oleks praegu võimalus öelda igast sellest stiilikoonist üks asi, mis sind kõige rohkem nagu rabas, kui sa nendest inimestest tegid, neid uurisid neid asju, mis üks asi, mis iga selle prantsuse stiilikooni kohta sind nagu rabas, mida sa ei teadnud enne, ma tean, et sa väga palju teadsid, aga järsku oli midagi sellist, mis oleks sind rabanud. Mis oli sulle niisuguseks uudiseks, et sa kohe selle peale nagu mõtlesid ikka? No vot, aitäh Eeva, ma olin üllatunud tõepoolest sellest, et
ma ei teadnud seda, et Chanelil oli nii tugev kontakt just nimelt seda. No mis mind rabas? Mind rabaski võib-olla tema puhul see, et ta tegelikult oli sügavam, kui ta välja paistis. Et kui sa nagu oled lugenud raamatuid temast, et kõik on jätnud nagu sellise mulje. Ma ei teadnud näiteks seda, et ta üldse joonistada ei osanud, et ta kõiki asju tegi inimeste peal. Seda ma nagu kuidagi ei teadnud või ma ei ole tahtnud teada või ma ikkagi mõtlesin, vaata, kui sa on moelooja, et esimene asi, sa pead oskama ikkagi joonistada. On ju, Krista, vaata, kui sa lähed ikkagi kasse õppima, sa pead oskama joonistada. Anne-Liis teab ju ka seda, kus ta on üldse. Anju on juba läinud ära. Siin istud. On ju, ega joonistama ju peab, aga tema ei osanud. Ei, mina ka joonistan väga hästi. Kuule, paljud ei joonista hästi. Mitte hästi, aga ikkagi joonistad. Aga tema üldse ei joonistanud. Mis sa teed riietega? No vot, ja... See on kõige olulisem. Ja see oli nagu ikkagi äge, et ta võis selle seeliku otsast ära lõigata, et inimene tuli ja ütles, ma tahan nii pikka ja siis ta vaatas, ütles, et teeme lühemaks nagu selles käigus. Ma ei teadnud ka seda, et tal selline ahel suitsetaja oli, et ta nagu sõna otseses mõttes nööp nõel ühes käes ja suits oli teises käes ja elas 87 aastani. Et see oli nagu ka minu jaoks, et head geenid öeldakse selle kohta, eks. Brigitte Bardot kohta ma ei teadnud seda, et ta selline melanhoolik on nagu tõesti, iga asi oli tema jaoks. Noh, ma ei teadnud võib-olla ka seda, et ta oli nii tundlik, et ma arvasin, et ta on ikkagi nagu selline glamuursem või et ta oli ikkagi pigem sees haavatud nagu selline hästi ebakindel on ju, et see. Ja mis puudutas Catherine Deneuve, ma absoluutselt, ma ütlen päris ausalt, et ma ei teadnud, et ta nimi ei olnud Deneuve või noh, et ta nimi oli ju tegelikult Dorlac ja see oli tema õde, kes Françoise, kes oli nagu päevnäitaja nagu tema. Ja tema ei ole kunagi õppinud näitlemist ja kuidas tema ema siis otsustas, et peres ei saa olla kahte ühesuguse nimega näitlejannat. Ja kuidas ta võttis siis oma ema neiupõlve nime. Vot seda ma näiteks ei teadnud, see selgus alles lugedes tema raamatuid ja temast. Ja Brigitte Macroni kohta... No tead, ma ütlen sulle ausalt, ega ma väga palju midagi ei teadnud, sellepärast, et ma teadsin ainult nagu selliste pealkirjade tasemel. Kui ma üldse hakkasin, ega ma ei olekski temast, ma ütlen päris ausalt nagu kirjutanud, aga väga palju tuli küsimusi minu igapäevastelt klientidelt, kuule, räägi, kas see on tõsi ja kas see on tõsi ja siis mul tekkis nagu huvi, ma hakkasin uurima ja ma tõesti ei teadnud paljusid asju temast. Enamasti kõik asjad olid nagu üllatus ja ma päriselt tahtsin teada, mis siis nagu ikkagi juhtus. Et sa oled nagu naine, kellel on 3 last ja sul on nagu mees ja kõik on nagu hästi ja sa oled hea õpetaja, sinust peetakse lugu ja siis selline asi juhtub. Armastus. Eks ole? Et see oli ikkagi nagu natuke šokeeriv, kui sa hakkasid sügavamalt seda uurima ja kuidas siis, mis siis edasi sai. Ja palun, Kadi. No nii, tegelikult mul oli kõigepealt teine küsimus, mul 2 küsimust ja siis sellest tuli esimene nagu, et esimene olekski siis nüüd hoopis see, et meile naise puhul, eks ju, ma saan aru, on väga palju asju, mida sa imetled. Aga kas on nende puhul ka midagi, mis sul tekitab natuke kõhklusi või ma tahan nagu öelda, et sulle ei meeldi või nii, aga tundub natuke negatiivne. Ja see teine küsimus on hoopis see, et kas saaks sarnase raamatu kirjutada ka mingite prantsuse meeste kohta. Et ma mõtlen, et nende puhul on pigem seda skandaalsust rohkem, et nagu sul raamatus ma nii kõige nagu nimed, nagu kui võtame Serge Gainsbourgi või Alain Deloni, eks ju, kellel mitmed on suhted, et nemad on nagu palju rohkem andeks saanud ja palju rohkem oleks nagu seda negatiivset ja sellest hoolimata väga paljud siiski neid on olulised ja kes oleks sinu nimekirjas, kui sa kirjutaksid sellise raamatu meestest? See on teine küsimus. Ma vastan esimesele küsimusele, et iga naise puhul on väga palju asju, mida ma nagu never ei hinda.
absoluutselt nagu inimesel. kuule, siis me võiksime jätkata vestlust teemal kuulsad kunstnikud ja nii edasi, eks ole, et kuidas sa saad olla nagu geniaalne kunstnik, olles samal ajal vastik inimene, noh ja nii edasi, nagu iseloom, jah. Võtame parti ja autori surma. Absoluutselt, eks. Ehk et see on selline pikk vastus, aga ma ei kiida heaks peaaegu, et iga naise puhul väga paljusid otsuseid, mida nad on teinud, ma tõesti nagu mõtlen, et kuidas see võimalik on, et nad üldse selliseid asju tegid, eks ju. Et noh, sellest saab raamatus lugeda, mida nad siis tegid ja iga inimene paneb selle oma väärtushinnangutega kokku. No see ongi nii. Meestest, no muidugi Alain Delon, ilus mees, kõik tahavad teada, mis siis juhtus, eks ole, ja Dalida ja Delon ja kuidas nad ikkagi seda tegid või teist või kolmandat ja nii edasi. Et meestest, kui mul oleks võimalus, ma läheks hoopis sügavamale ja kirjutaks rohkem nagu nendest meestest, kes olid mitte lihtsalt mingisugused ilusad mehed kinolinal, vaid ma kirjutaks ikka Väikese kuningast. Ma arvan, esimene moeajakiri tuleb Versailles'st, eks ole, ja ma ikkagi teeksin nagu sellist sügavamalt, läheks nagu huvitavamalt ajalooliste juttude peale, eks ole, ja ma ei hakkaks, ma arvan, et ma ei kirjutaks Napoleonist, sellest on nii palju kirjutatud, aga mulle väga meeldib temast rääkida, väga meeldib. Ma võiks kohe pikalt rääkida. Vaata, ma käin ju Korsikal väga tihti igal aastal ja meil on reisid sinna ja siis ma alati räägin Napoleonist, see on minu üks Napoleoni hukatuslik perekond, isegi raamat on minu meelest selle kohta, aga jälle jube pikalt jahutakse, see on nagu kõigest sellest tuleks minu meelest lühemalt kirjutada. Et Iva tuleks nagu välja. Ehk et need on need kõige kuulsamad mehed, noh, mulle meeldib isiklikult näiteks Belmondo rohkem kui Delon, noh, kui me räägime meestest. Ja. Ja mind huvitab tegelikult Macron ka ikkagi. Mina näiteks päriselt, sest mina näiteks kuulan väga tihti tema nagu sõnavõtte. Lihtsalt huvi pärast, noh, ma ei olegi väga kindel, et ta ise neid on kirjutanud, aga ta väga palju on kirjutanud, ma arvan, et seesama Brigitte Macron, eks. Et need on, no näitlejaid on muidugi hästi palju, sama Marais, no ja üldse väga põnevaid isiksusi on ju Prantsusmaa ajaloost ja kunstnikke ja jumal, seda ei ole üldse mõtet rääkidagi, see on eraldi teema, aga jah, neid mehi on võib-olla isegi rohkem, kelle seast valida. Väga tore, nagu te saate aru, siis juttu ja küsimusi jätkub palju, aga me peame vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, sest inimesed tahavad sinuga rääkida, autogrammi ja nii edasi. Ja Siennal tuleb söögi ja Hendriks tahab lugusid kuulata ja kõike seda. Aitäh, Marina, et sa oled imeline, et sa oled nagu need 4 legendaarset prouat, julged olla sina ise. Aitäh sinu raamatute eest, ootame uusi. Ja. Aitäh, Tiina, et sa oled alati nii positiivne ja innustad ja arvad alati nagu, et kuule, Marina, et teeks seda või teist või kolmandat. Aitäh, et sa üldse selle Pariisi jalutuskäikude raamatu mulle süstisid ja selle... Seda me oleme kohe teinud 1000 kordustrükki. Ja seda me oleme tõesti, see oli väga tore koostöö ka. Ja aitäh, Anju, vaata, Anju istub siin minu jaoks Stiiliko on minu enda perekonnaliige ja ma väga hindan seda oma Belfiid. Teate, kus on Belfiid? Eeldan, et see on mingi fundament perekond. Ja see Bell on ilus ja Fi on tütar ja Belfiid. Ja, aga prantsuse keeles ei ole M, vaid on ilus ema. Prantsuse keeles ei ole minija, vaid on ilus tütar. Ja võt minu ilus tütar on Anju, kes on moelooja. Ja tema on see, kes on süstinud minus julgust rohkem nagu armastada ennast. Sellepärast, et mina ei teeks pooli asju, kui Anju ütleks, Anju ütleb, tee nii, äge, muidugi.
ja see on väga tähtis, nagu ma ütlen, perekond on oluline, aga kuna mul on nagu rohkem mehi perekonnas, siis Annu on nagu minu esimene tüdruk meie suur ja nüüd on nad Sienna juba ka, eks ole, tulemas. aga Annu ongi nagu see, kes on väga toetav alati ja ta luges ka raamatu läbi. ja ütles ka, et oli väga palju põnevat ja huvitavat. nii et kõigepealt, kui ei oleks sind, poleks neid raamatuid, kui ei oleks lugejaid, ei oleks mul mingit motivatsiooni kirjutada, kui ei oleks neid toredaid inimesi, ma ju kõiki neid tean, vaata kõik, kes siin on, need on minu inimesed ja ma kõiki neid inimesi ju tunnen nime ja nägupidi ja nad on väga armsad ja kui mul neid ei oleks, kui mul ei oleks kellelegi kirjutada, kui ei oleks lugejaid, siis ma ei kirjutaks ka mitte midagi. nii et mina tänan teid kõiki, kohe päris tõesti, suur aitäh ja lõpetame ühe ägeda looga, maestro.